Tervist! Tervist! Ravel Virsalu. Minakin. Ja meie oleme nüüd tagasi 7. peaosa Osa juures, jah. Ja see on teine võte. Ja sest eelmise võttega sai meil mälu otsa poole pealt, aga selle postitame ka. Nii et kus me võiksime jätkata nüüd? Jah, umbes sealt, kus me nagu lõpetasime. Gilgamesh käis siis, tahtis maailma lõppu minna ja siis leida ka igavese elu taimekest, mis oleks pidanud andma talle igavese elu, aga keegi kas röövis ta käest selle ära või igatahes seda ta endale kätte ei saanud, aga inimkond tervikuna ikkagi jätkab ju kogu aeg neid uuringuid. Ainult, et loomulikult, kui me midagi tõepoolest tahame õieti teada saada, siis mitte nagu siin mingisuguseid väga kummalisi koroonakatseid on siin inimkonnaga tehtud, aga ei tõepoolest me tahame ju teada, kus me elame, mis tähendus meie eludel on inimestena ja nii edasi. Ja eriti praegu on tekkinud niisugune olukord maailmas, kus siis väga väikene käputäis neid, kelle käes on kogu maailma rikkus, praktiliselt ongi kogu rikkus nende käes, suured korporatsioonid ja nende eesmärk on teine. Nende eesmärk on vähendada inimeste arvu siin maa peal, mida nad ise täiesti avalikult välja ütlevad ja siis luua uus maailmakord, kusjuures nad siis väga suurel määral tahavad hakata toetuma robotitele ja nagu ma ütlesin juba, et nad tahavad inimeste arvu üleüldse vähendada, aga meie muidugi sellega nõus ei ole, nii et Ravel, eks ole, et meid ei ole liiga palju, eriti meid eestlasi ei ole siin sugugi palju ja me tahame jätkata seda tsivilisatsiooni pikka teekonda, kus siis juba meie enda kangelane tahtis ka minna maailma lõppu, Kalevipoeg ja ka sealt mingeid väga huvitavaid asju või seiklusi kogeda ja siis tagasi tulla ja ta tuligi see tagasi. Ja üks huvitav moment on veel meie müüdis Kalevipoeg, nimelt kuidas Kalevipoeg lõpetab. Ta viimane koht, kus ta siis peatub, on põrgus ja tema lööb siis rusika sinna põrgu värava sisse ja siis tema peab olema selle põrgu valvur. Nii et väga huvitav seisukoht ja tõepoolest Eesti on päris palju asju siin läbi viinud siin, nii et eestlased võivad olla tõepoolest uhked, et nad on suutnud seda teha, on suutnud mingite suurte impeeriumite vägivaldse võimu siin kukutada, eriti siin Baltika riikides ja vabaneda siis Venemaa või õigemini Nõukogude Liidu ülemvõimust. Ja see peaks olema kindlasti üks inimkonna eesmärke, et me suudaksime kaotada ära need impeeriumid, suured diktatuuririigid ja luua siis õiged riigid, kus valitseks tõepoolest vabadus, kus inimesi ei sunnitaks mingeid katseid tegema, eriti seal veel need koroonasüste, mis siis on tapnud väga palju inimesi, nagu me teame. Ja ma arvan, et sa oled nagu selle kõigega nõus, eks ole. Kui hakata selle rääkima, kuidas ta tapab, siis seda ei ole vist, kuigi hea mõte, ei ole vist vaja seda
ja seda pikalt, seda rääkida. Et on olemas tõepoolest nagu ka Jüri Lina hiljaaegu rääkis Puuduta mind ühes saates kõiki neid toiduaineid, tähendab, mis on tõepoolest maailmas on ära mürgitatud ja mida ei tohiks üldsegi puutuda ja millest on ka Ravel meile siin kõik rääkinud ja siis ta on soovitanud, mida kindlasti tasuks kasutada, et ennast tervena hoida, sest kui me ennast tervena hoiame, siis me suudame kultuuri teha, siis me suudame ise tugevad olla, siis me suudame võidelda, vaprad olla ja õiges suunas edasi minna. Vaat see suund on ääretult tähtis. Ja tervislik toitumine ei tähenda seda, et on vaja midagi rohkem tarbida. Et tervislik toitumine on pigem see kõige esimene asi tervisliku toitumise juures on see, et mitte rohkem tarbida, vaid vähem tarbida. Et pigem alustada selle, et hakkab vähem tarbimisest. Inimene tänapäeval tarbib liiga palju ja liiga tihti ja tavaliselt suht alati väga 100% lähedal inimkonnast toimib suhkru peal ehk mis ei ole kuigi tervislik energia kütus kehale. Ja muide siis peenikene sool, niisugune nagu ka meil müüakse, see on ka väga kahjulik tegelikult. Seda rääkis Jüri Lina oma saates. Ja seal oli üks mingi sool, mis lauasool või siuke. Mis ei sobi üldse. No näiteks Himaalaja sool, kõige parem sool. Jah, seda ta nimetaski. Või siis oli see, kuidas seda nüüd kutsutigi seda, mida igal poole toidule juurde saab panna. Mul ei tule see nimi praegu meelde. Sooda. No jah, pipar. Ja see must pipar, millele seda juurde tuli panna? Seda on see turmeric, see maapirn, see kurkum. Kurkum, täpselt, jah, kurkum. Nii et ja kui te musta pipart juurde panete, siis see hävitab igasugused need vähid ja kõik jälle. Ja näiteks Eestis on siuke asi müügil nagu kuldne piim, see on nonna poolt tehtud ja see on üsnagi soodne hind ja see on valmis pandud ja kõige parem kooslus ja kõige kasulikum asi ja see on üsnagi maitsel, et ja väga vähesed inimesed teavad seda ja mõned inimesed ikka teavad ka seda, aga see on nagu mul on suur uhkus selle üle, et Eestis siuke asi on, ma vanasti juhtusviisi tarvitasin seda, aga ma ei teadnud, ma arvasin, et lihtsalt see on üks maitsev jook siuke. Aga nüüd ma avastan, et see on järjest rohkem, et see on kõige paremad asjad seal sees ja kõige paremas koosluses ja need koos kõlastavad üksteist head kombinatsioon. Et see on nagu ülikasulik asi, see on puhtalt taimne asi. Ja seda pidi siis olema seal Balti turul? No, ma ei teagi, kus seda täpselt on, seda on nii harva näha, et kasulikke asjad keelatakse poes ära. Väga halb lugu ja et tõepoolest, et seda tuleks siis avalikkusele kohe teada anda, et inimesed tahavad ju oma tervist parandada ja kui see meil maitseb ka ja nii edasi. Tervislikud asjad on tegelikult väga maitsvad, lihtsalt me oleme nii ära harjunud suhkruga. Ja, et nimeta veel kord, et kuidas täpselt see nimi kirjutati Nonna? Nonna, jah. Nonna kuldne piim. Nonna on see tootja, see on Eesti tootja, ma tean isegi seda inimest, kes seda toodab ja väga tore inimene. No väga tore, et siis saab täpselt ütelda, et kus seda nüüd saab osta. Ja näiteks üks hea koht, kus saab on terveeluterve.ee oli see, terveeluterve.ee oli vist see õige lehekülg. Et seal on see kirjas, et siis peab seal vaatama. Seal on see müügil. Ja see pood ise on seal Tallinna ehituskooli lähedal, seal Kalevi lähedal. Et nagu kui terveeluterve.ee lehekülje lähete, siis leiate selle aadressi üles. Võib-olla sina, kes sa leiad igasuguseid häid toiduaineid ülesse, võib-olla sa järgmine kord juba oled meile ka maitsta andnud seda, eks ole, ja siis me saame oma arvamuse välja. Eks me teeme midagi,
praegult seda me nimetame, paneme täiega, aga me teeme siis mingit toiduversiooni sellest, et praegult see on niisugune rohkem nagu üldine, kus me saade ja kus me arutame kogu maailma üle ja olukorra üle just nimelt, et asi väga hulluks ei läheks. Tähendab, me peame arusaadavalt, me peame enda eest hoolitsema kõik, aga ka vaimselt me peame kasvama väga palju, et püüda siis vaadata, et mis teed mööda siis ikkagi lõppude lõpuks edasi minna, sellepärast et väga palju asju on ju välja pakutud tänapäeval. Aga et leida see õige tee ja sinna nii-öelda jälle minna sinna igaviku lõppu või seda otsima seda õiget teed ja neid igavese elu saladusi lahendama. Et siis me püüame seda kõik koos teha, sellepärast et loomulikult üksinda me ei suuda seda teha, mida me kõiki ühiselt peame hakkama seda asja jälle arutama, selgitama, juhtima. Nii palju, kui me seda oskame, te võite küsida kõiki küsimusi meie käest alati ja ka nende videote juurde küsimusi esitada, mismoodi me seda teeme. Sellepärast, et praegu on need algsed videod, kus me selgitame oma kavatsusi ja kuidas elu paremaks muuta maailmas, sellepärast et väga ohtlikud tendentsid on tõepoolest siin olemas. Me ei räägi ainult aatomipommi katsetustest ja nii edasi, vaid isiklikult ma olen püüdnud ka siin näiteks ühinenud organisatsioone oma ideedega aidata, et kuidas kõige parem oleks teha niiviisi, et jälle ta suudaks asju hakata lahendama maailmas. Ühinenud organisatsioon. Jah, meil tuleb esile maailmas palju uusi nähtusi ja paljud on nii uskumatud ja nii jah, et näiteks et ma isegi oma leheküljel ükskord mainisin, et tegin siukse postituse, et õige pea on saamas paranormaalsusest uus normaalsus. Täpselt. Ja supernaturaalsusest saab vana hea naturaalsus. Täpselt. Et need on alati nii olnud juba, aga lihtsalt nüüd tuleb see esile. Et lühides võttes me kõik oleme kõik võimsad ja meil lihtsalt... Eriti kui me kokku hoiame, siis me oleme kõik võimsad, eks ole. Kui me hakkame asjadest aru saama, et kuidas asjad üldse toimivad. Et küsimus ei ole ainult selles, et me teeme siin mingid parteid loome, erakonnad loome. Küsimus on selles, et kuidas muuta ka neid valimisseadusi paremateks, et me saaksime paremad inimesed ette otsa. Siin sooviksin vihjata oma leheküljele, mis ma Facebookis lõin, et juba tükk aega tagasi, aga mul see pooleli jäänud, et ma juba eelmises video lõpetasin sellega, et vihjasin oma Facebooki grupi leheküle, mis on Eesti Hääl. Et seal grupis saate ise aidata üles ehitada Eestit, et aidata olla, lisata oma küsimuse sinna või vastata mõnele küsimusele. Näiteks minu küsimus, üks küsimus on selline, et mis te arvate telefonireklaamidest, et kas neid tuleks ära keelata Eestis. Et ma ostan tutika SIM-kaardi endale, panen SIM-kaardi pesasse ja 10 minutit hiljem juba keegi ütleb, et kas me võime teile küsitluse teha või kas me võime teile ajakirja müüa. Et mõte, et näiteks ma peale tööd lähen magama ja järsku keegi helistab, et ma mõtlen, no kes see võib olla, et äkki on üldiselt midagi tähtsat. Ja siis ma vaatan järele ja siis, kas te äkki soovite endale ajakirja või tablette või midagi sellist. Ja on aeg hakata jälle uuesti austama inimest, tema aega, väärtustama inimest ja
ainult ja inimene muidugi ise peab ka pingutama, et kuidas oma nii keha kui ka vaimu kasvatada õiges suunas ja minna siis kõik ühiselt edasi loomulikult selles õiges suunas ja pakkuda välja uued ideed, sest kui me neid välja ei paku, siis tulevad need inimesed, kes pakuvad et väga väikse vastupanuga, kui üldsegi vastupanu on. Ja et hävitame inimkonda, et ta on liiga suureks kasvanud, loome mingid diktatuuririigid, kus on ühed on siis eliitklass, teine on siis orjade klass ja nii edasi. Lihtsalt on puuris loomad üle inimese lihtsalt puuris. Ja me ei taha olla puuris loomad ja me ütleme seda avalikult välja, aga me pakume ka oma ideed, et millist ühiskonda ja inimkonda me tahaksime, mis oleks ka tähendusrikas, eks ole, nagu Nietzsche ütles, või Schopenhauer rääkis ja sellest, et milline tähendus üldsegi meie elul on, et sellele tõepoolest tuleks see õige tähendus, et me suudaksime anda oma elule, iseendale õige tähenduse ja selle kaudu hakata ka muutma kogu inimeste ühiskonda. Võid ma annan oma arvamuse, mis see tähendus võib olla. Et see tähendus minu arvates on, et eneseareng. Täpselt, jah, täpselt. Eneseareng. Jah, et lihtsalt tõsta oma arengupiire, et lihtsalt kohtlema keha kui templit Jumalale ja lase Jumalal siseneda oma templisse ja lihtsalt avasta koos Jumalaga oma templi ruutmeetreid, kus kohas need seinad algavad ja kas sinu keha algab ainult sõrmedest ja kas sa oled eraldi sellest ruumist ja kas see ruum on eraldi Eestimaast ja kas Eestimaa on eraldi planeedist ja kas planeet on eraldi universumist ja kas universum on eraldi Jumalast, et kohtle oma keha austusega ja julge õppida oma keha tundma. Ja mida Jumal, mis tahab, tähendab arvatavasti ikkagi ainult seda, et me õpiksime ise tegutsema. Ta ei tule meieest mitte midagi tegema. Aitab neid, kes aitavad iseennast. Jah, just nimelt. Kes on nõus natukenegi panustama, et Jumal võib puhuda tuule õiges suunas, et mis on nagu toob rohkem kasvu. Aga inimene peab ise tagumikul püsti tõusma ja purje tõiskama. Muidu kui inimene lihtsalt seal lihtsalt hädaldab, et oi, et vaene mina, et mis ma küll teha võin, et tuul ka puhub veel niimoodi, et aga kui inimene taipab, et tuul puhub just selles suunas, kus ta soovib minna, et siis lihtsalt on aeg püsti tõusta ja purje tõisata ja hakata seilama. Ja niipea kui rahvas hakkab aru saama, nagu põhiseaduses on meil öeldud, rahvas ongi kõrgeim võim. Ainult, et on vaja oma hääl kuuldavaks teha, aga see tähendab kokkuhoidmist. Ja näiteks jälle ma viitan sellele Eesti Hääl Facebooki grupi, mis ma tegin, et Ravel Viirsalu Facebookis Eesti Hääl ja seal saate aidata luua uut Eestimaad, et lihtsalt aidake luua uusi aidake luua Eesti süsteemi uut. Ja Eesti süsteem ei ole sugugi ainult Eesti süsteem, vaid ta on seotud kogu maailmaga ja meie ideed lähevad ka igale poole laiali. Näiteks nagu Eesti kirjanikud püüavad ju ka kõik oma raamatuid tõlkida ka inglise keelde, et nad leviksid ja ideed leviksid. Et me oleksime kuuldavamad, et oleksime läbipaistvamad ja oleksime ikka loetavad. Ja see tähendab, et me üksteist hakkame toetama.
mitte jalga taha panema ega nugal selga lööma, eks ole. Me ainult ei tugine teistele, vaid me pigem toetame ka üksteist. Loomulikult ja kogu maailma, arusaadavalt. Sest kui meil on õiged ideed, siis teised inimesed, nad saavad sellest aru. Eks nad võivad võtta eeskuju, kui nad endal on huvi. Ja meie püüame õppida teiste käest. Ja võib-olla lõpetuseks siukse nalja asja, nagu Nietzsche ütles, mida ma juba täna tsiteerisin, seda ütelust, et kõigepealt inimene on nagu kaamel, laseb endale koorma selga laduda. Aga missugune koorem see on, see võib olla ka tarkuse koorem, eks ole. Me ei tea seda, mida ta täpselt mõttes. Potentsiaalne. Ja näiteks. Ja teine samm, mida inimene peaks siis tegema, on siis kõrbelõviks muutuma, hakkama võitlema oma nende tarkuste eest, mida ta on juba omandanud. Ja viimaks siis peaks see inimene muutuma siis lapseks, see tähendab seda, hakkama loovalt mõtlema, loovalt uusi ideid välja mõtlema. Nagu etapid elus. Ja, etapiviisi ja siis lõpuks, kui me tõesti suudame tõusta kõrgemale tasemele, nagu Nietzsche ütleb, üliinimese tasemele, siis vaatame edasi, kuidas need asjad meil kujunevad ja siis me saame juba kiiremini ja ka õigemat teed mööda võib-olla edasi minna, aga me peame need sammud kõik läbi tegema. Enne me edasi ei pääse. Inimene on nagu üks needus, mis inimkonnale on peale pandud, et meie oleme inimesed. Ja me oleme inimesed, kes peavad arenema, aga kas me viitsime ja tahame üldse areneda, selles on küsimus. Üks suuremat needus inimkonnal ongi sõna inimene. Jah, et see kõlab tõesti viletsalt, jah, praegu veel, aga kui me suudame iseenda loomust hakata ka natukene muutma iga päev pisut natukene, siis sellega lõpuks kogu rahvas hakkab muutuma. Kogu rahvas tervikuna. Ja tõepoolest kuulame neid, kes meid õpetavad õigemini elama, sööma, hingama ja nii edasi. See kõik aitab meid edasi minna õiges suunas. Ja ma ei tea, meie aeg on täis vist täna. Jah, et ma sooviksin mainida ühe asja, mis me üles kirjutasin, et me rääkisime siin korduvalt vaimsest tervisest, aga ma siin soovisin mainida, et vaimne tervis tuleneb ka väga palju füüsilisest tervisest, et kuna me enamus meist minu arvates, nii palju kui ma olen aru saanud, enamus inimkonnast toimib suhkru mõju all, ehk me ei saa mingit muud toitainet kui suhkur ja me lihtsalt tarbime näiteks teraviljad. Seal ei ole absoluutselt mitte midagi peale suhkru, et süsivesikud ehk riis ja nisu ja isegi lukis ja kaer. Küll seal on kasulikke asju, et või siis mingeid mürgitatud asju. Eks seal on lisandid ka veel, et lisatud, aga näiteks tatar on ja toortatar, leotatud toortatar, eriti idandatud toortatar, see on väga kasulik, see on super toit, eks ju. See on üks teraviljast, mis on hea. Ja jah, et näiteks isegi meie lemmikloomad näiteks, me toidame nendele ainult suhkrut, et mis on mingi maisijahu ja igast nisujahu, mis seal on krõbuskites ja igast täiteained ja muud, ei tea, mis selle kõike sees on. Ja liha on seal ainult mingi super ära töödeldud mingit, ei tea, mis sorti liha seal on, mingi 2% võib-olla heal juhul. Ja ülejäänud on lihtsalt nisujahu ja kõige hullemat sorti ja suhkrut. Et me sedasi lemmikloomi üles kasvatades teil läheb rohkem raha lemmiklooma arsti peale kui toidu peale. Et seal on väga kasulikke toitusid, mis on soodsam kui kõige soodsam lemmiklooma toit. Näiteks mina oma kassidele tihtipeale lihtsalt pakun neile värsket kilu, lähen poon turu pealt värsket kilu või värsket maksa ja see ei maksa palju, näiteks värske maks ja aeg-ajalt saab isegi mingi 50 senti kilo, kui oskad leida.
ja samuti aegunud asjad, et mitte aegunud asjad, vaid sama kuupäevaga asjad seal poodidest osta, et ei pea ostma kogu aeg nagu kõige uuemat toodet, et tihtipeale ongi näiteks piima. Kui ostad sama kuupäeva piima, saad mingi 60% allahinnust või 70 või isegi 80% allahinnust. Lihtsalt siis ma ostan tavaliselt suure koguse seda kõik, peaaegu kõik ära jääda mõne teise inimese jaoks ka mõne sinna. Ja siis panen aknalaua peale hapnema ja mõne panen külmkappi ja siis saab väga hea tapupiima. Isegi need on poolel teel ise kapupiimaks saamaks, kui on ära aegumas. Et paljude muude toodetega ka. Ja väga suur tänu, sellepärast, et tõepoolest kõik saab alguse tervisest kindlasti ja me mürgitame ju kõiki oma põldusid ja asju praegu ja püüame siis müüa hästi soodsalt. Mürgitame ära veel nii kõlavat mürki. Täpselt. Lisame mürgile mürki juurde. Et sellest saab kõik alguse tervisest. Jah, ja see tõesti, me toitume liiga tihti ka veel, et üks asi on see, et meie energia, peaaegu kogu energia tuleb, ükskõik kui ta tervislik toit võib olla, aga kui seal on ligi veerand või enam on suhkur, keha ei omasta neid muid toitaineid, keha püüab töödelda läbi ennem suhkrut, sest keha ei ole harjunud suhkru töötlemisega, et alles hiljuti tuli meil siuke masstoodang suhkrut, igast teraviljad ja valge suhkur ja niisugused asjad, et ennem inimene lihtsalt leidis aeg-ajalt vahelarva, võib-olla mõne korra elus mett natukene ja mõne marja siit ja sealt, aga ikkagi me oleme ikka minu teada mitte päris alla käinud toidu suhtes ja natukene mitmekülgsemalt võiks süüa, näiteks toores muna on kõige kasulikum asi. Toores porgand pidi ka olema väga-väga kasulik, just Jüri Lina rääkis Puuduta mind selles saates, nii et tasub ka Jüri Lina kuulata, mis kinnitab paljus just neid asju, mida sina oled ka siin rääkinud. Ja saame tervemaks ja tugevamaks. Jah, peeti sööge palju, see aitab kogu kehale ja need, kellel on allpool vööd natukene probleeme, lihtsalt sööge peeti ja see läheb kohe korda. Küüslauk on ja hapendatud toidud on head. Ja sellega lõpetame tänaseks. Suur tänu. Kõike kõige paremat teile ja peatse kohtumiseni.